No tervist härrased, eelmises osas me viisime selle väikse Fordi remonti. Lasime üle vaadata pidurid, samuti kõik veermiku käisime üle, vahetasime ära õlid ja filtrid ning loomulikult suunatuled vajasid ka tähelepanu. Tänases videos ma räägin aga sellest, kuidas Fordil läks ülevaatusel, milliste probleemidega kokku puutusime, millised on head ja vead sellel autol. Lisaks proovime tööle panna selle sinise monstrumi, millel on ikka tõsised käivitusprobleemid. Need, kes teist jälgivad minu kanalit juba pikemat aega, siis teavad, et ma tegelen vaikselt autorendiga. Ja ühel toredal päeval võttiski minuga ühendust järjekordne klient. Peale seda, kui arutasime natukene, mis maksab, kuidas maksta tuleb ja kui pikaks ta võtab, siis klient oli tingimustega nõus ja andis raha ning auto läkski rendile. Nonii, veel üks klient võttis auto, läheb, teenib, kullerdab sellega nii palju kui võimalik on ja mina teenin selle rendi pealt. Nii, auto läheb minema. Raha on kätte saanud, lähen maksan praegu LPG eest ära, nii et nädal aega on kindlasti rendis, pärast vaatame juba, mis edasi on. Jõudis kätte ka Fordi aeg minna ülevaatusele ja kohe oli meil alguses probleemid. Есть документы это вообще? Документы? Да. Я не знаю. Selgub, et dokumenti meil ei õnnestunudki leida ja peale pikka otsimist nii Fordist kui ka minu mappide vahelt, siis meil ei õnnestunudki seda autot leida. Nii, aga kuna ma juba olin siin ja ma ei tahtnud alla anda, siis ma läksin igaks juhuks uurima, kas saab ka ilma tehnilise passita ülevaatust teha. Ja selgub, et saab ainuke asi, et selle autoga ei tohi siis minna välismaale, et selleks on vaja tehnilisele passile saada ikkagi allkiri. Võtsime siis koha sisse ja ega ei läinud kaua aega, kui see Ford võeti vaikselt ette ja mõne aja pärast saabus tõehetk. Tõehetk oli selline, et terve nimekiri asjadest, mis seal tehti seal tehnoülevaatusel, see anti meile pihku ja selle nimekirjaga ma liikusin Marguse juurde. Tagalugi, pidu peal. Ülemine? No, okay. Ma ei tea, kas see on katki või siis mingi juhtme teema, ma ei kujuta ette. Kässa kõigil. No see on kurat see automaatide viga, nad ei kasuta seda, vaata. Aasta otsa pole kasutanud. Nüüd ongi, tõenäoliselt on see kõik seal kinni kiilunud lihtsalt. Okei, kirmid jälle. Ja siis on see airbag ja... Jaa. 39 aega. Jah. Ma arvan, et ma tulen septembris selle. Teeks äkki, või jätan sulle või teeks pildi lihtsalt, et sul on olemas see kuskil. Ma teen endale pildi. Ei, sa võid selle paberi ka endale jätta, siis on sul silme ees. Ma lihtsalt kardan seda, et see paber võib ära kaduda, vaata. Kui Margusega sai asjad klaaritud ja töömastaap oli selge, siis võtsin Marguse käest aku kaasa, et panna tööle üks sinine monstrum. See aku on võetud tagasi linna ja siis paneme sinna Opelile peale. Vaatame, kas meil õnnestub seal midagi saada. Sellest ka elava looma. Muidu on täitsa jama. Ei tea, mis selle autoga teha. Koha peal selgus, et auto aku on ikka täitsa tühi. Ei reageerinud üldse võtmele. Selleks, et saada mingi vool sisse, tuli mul aku ära vahetada ja peale pikka manipulatsiooni õnnestus mul see autoga käivitada. Aga autol on käivitamisprobleemid. Mis edasi teha autoga, eks seda me saame otsustada hiljem, aga hetkel meil on vaja liikuda edasi. Tulime vaat sellesse firmasse, MAP on nimetus ja tulime selleks, et paigaldada sellele autole nüüd GPS-seade. GPS-seade, et saaks näha, mis autoga tehakse, kus tehakse, seal parameetrid on päris palju. Nii et kohe tuleb paigaldaja ja siis läheb paigaldamiseks. Nii, tulime vaat sellesse firmasse, MAP on nimetus ja tulime selleks, et paigaldada sellele autole nüüd GPS-seade. GPS-seade, et saaks näha, mis autoga tehakse, kus tehakse, seal parameetrid on päris palju. Nii et
kohe tuleb paigaldaja asus kohe asja kallale ning mind seal vaja ei olnud. Et tappa aega ma otsustasin, et aega on sööma minna. Kohalikus pubis ma võtsin korraliku supi prae ja ma ütlen teile, et need on väga head. No nii, lubage ma siis tutvustan teile, mis siis tehakse ja mida siis võimaldab see GPS seade. Näiteks praegu seisuga. Üks hetk, paneme rooli. Nii, vaatame siis, mida ta paigaldab. Nii, palun. Auto töötab, kõik on chill, kõik on super. Jätame seisma. Ja siin on mul siuke väike programmike. Vajutame siia 236. Nii, vaatan rohkem. Nii, ütleb mulle täpselt ära, kus on Peterburi DF, särgid, värgid ja ma saan vajutada vood siukest mootorit, siukest asja. Nii, ja nüüd vaadake, mis nüüd toimub. Veel kord. Näed, keeran võtit. Ei midagi. Ja nüüd kui võtame korraks nuppu. Nii, mootor on avatud. Nii, vaatame. Ova. Voot, selline lahendus on mul nüüd selle auto peal, nii et päris julgelt võib selle auto nüüd välja anda. Niimoodi, et saab jälgida, kus auto on ja vajadusel saab ka autot mõjutada. Voot, selline see viding siis siia paigaldatud on. Nii härrased, ongi tänaseks läbi kõik. Saime siia GPS-i peale paigaldatud. Nüüd on sellega on ka niimoodi, et saab, ütleme niimoodi, murevabalt seda välja anda. Ja siis saime ka selle käima, aga tegelikult probleem on ikkagi üleval. Raske käivitub. Võite ise siin pakkuda, mis probleem selle võiks olla, et hetke seisuga me vahetasime aku ära, me teadsime, et see ei aita. Aga kindlasti ta tegi paremaks selle, et nüüd on piisavalt võimsust, et seda käima panna. Mis tal viga on? Ma ei tea, võite kommentaarides oma variandid pakkuda. Järgmisena proovime starter ära vahetada, et võimalik, et starter on juba nii vana kulunud, et ta ei käi korralikult ringi ja aku veel mingil määral jõuab teda vedada ja hetkel veel käima panna. Et selle me vahetame ära, ja siis järgmine on süüteküünlad. Edasi me ei oska arvata, sest ülejäänud sellel autol on kõik super. Võimsust on, ülevaatusel käis, heitgaasid paigas, rõhud on. Nii et ei kujuta ette, käima saad, töötab nagu kellavärk. Aga probleem on käivitamises. Tänaseks on see kõik. Kui meeldis, subscribe. Kui on küsimusi, esitage. Kindlasti ootan teiepoolseid variante sellest, mis autol võib viga olla. Ja nagu ikka järgmise kohtumiseni.